Welcome to Soulcast Podcast. My name is Hendrik. I'm here to discover the unknown and bring you with me on this adventure by speaking my truth and being inspired by others. Fuck yeah. Nii, super. Ruum on soe. Tere, Ove Lindberg. Tere, Henrik. Rõõm sinuga siin olla ja teha see podcast. Mul on ka hea meel, aitäh, et kutsusid. Alustades sellest, et kes sa oled üldse, see on väga vapustav niisuguse inimesega kokku puutuda, et räägi, mis on sinu nagu nii-öelda vibe selle taga, kes sa oled. Kahe sõnaga on raske öeldagi, kes ma olen. Meil aeg on? On, jah. Aga ma arvan, et see, mille pärast sina mind siia kutsusid, on see selline minu kõige uuem kiht võib-olla, jah. Aga kui natuke taust, ja selleni me jõuame, eks ju. Aga kui tausta anda, kes on Ave, siis Ave on kahe väga vapustava hinge vanaema ja tema nimi on Manja. Lisaks on mul üks väga vapustav tütar, tänu kellele ma saan olla Manja. Aga mis ma siin maa peal teinud olen veel, inimestega tegelenud praktiliselt terve oma elu. Ligi 2 aastat tagasi lõppes minu elus üks etapp, kus inimestega tegelemine korporatiivses mõttes või korporatiivmaailmas. Ehk siis maakeeli öeldes olen ma võib-olla ligi 20-aastase personalijuhtimise kogemusega või ka üldse juhtimiskogemusega. Olen päris suurtes ettevõtetes olnud, börsiettevõtetes, tegelenud inimestega, protsessidega, üldjuhtimisega. Oma viimases sellises päris töökohas, mis 2 aastat tagasi lõppes, olin suisa rahvusvahelisel tasandil, nii et oli mitmes riigis inimeste juhtimist, jah. Eelkõige siis nagu human resources poole pealt, personali poole pealt. Aga olen ka olnud konsultant, olen ka olnud koolitaja ja kõik need elemendid sisalduvad minus ka praegu selles vaimses Aves, kellest sa kindlasti tahad rohkem teada kui sellest, mis ta kunagi tegi 10 aastat tagasi suurt rahvusvahelist karjääri. Yeah. Et võib-olla lühidalt nii palju taustast, jah. Mul on niikuinii see küsimus sees, et mis sellest korporatsiooni elust sind välja tõi. See on juba omaette annab selle juba mineku sellele, kes sa praegu oled. Noh, otseselt viis mind välja koondamine. Ütleme, see oli selline nagu tehniline asi, jah.
aga miks ma olen sealt välja jäänudki ja mis tegelikult viis ikkagi ka selle koondamiseni või. No iga asi saab ühel hetkel otsa ja kui jah, võiks mõelda, et vau, teenisid suurt raha ja tegid rahvusvahelist karjääri ja reisisid ja oli päris uhke tunne kohati jah, et sai ikkagi ka mingeid asju oma arust päris suuri asju ära tehtud. Aga juhtus see, nagu paljudel, et ühel hetkel elu lükkas mu sellisesse punkti, kus ma hakkasin endalt küsima, et kes ma olen ja mis mulle siin elus meeldib, mida ma päriselt tahan teha. No minu puhul juhtus siis, kui lahkus minu ema 5 aastat tagasi siit ilmast ja tema oli nagu viimased aastad väga haige ja minu hoolitsuse all. Ja siis, kui tema oli lahkunud ja ennem seda ma terve elu olin kuidagi kogu aeg hoolitsenud kellegi eest. Et see, et ma tegin karjääri ja ma käisin igast uhkeid koole läbi ja olin nagu siis see driver seal all ei olnudki nii väga mina ise, et ma oleks seda kuidagi tahtnud. Aga mul oli alati pere, kellest ma pidin hoolitsema ja elu oli kuidagi nii sättinud, et ka erinevates peremudelites jäin mina selliseks nagu peamiseks hoolitsejaks. Ja siis oli selline väga suur vastutus kuidagi. Ma sain väga varakult emaks, ma pidin üksinda sellega nagu toime tulema. Hiljem küll oli abikaasa kõrval, aga tema mainetee jäi ka lühikeseks ja jälle mingi hetk oli haige vajas hoolitsust, siis oli see ema ja nõnda edasi. Ja ma tundsin väga suurt vastutust nagu teiste inimeste elude eest ja et neil oleks materiaalselt väga hästi, just materiaalselt kuidagi. Ja siis sa teed tubli inimesena palju tööd ja kes on tubli, teeb palju tööd, sellel kuidagi karjäär läheb, ja see on kaasnev nähtus. Ja siis ma mäletan väga hästi seda päeva, kui see oli mingi aeg pärast ema surma, olin ma üksi oma ilusas, suures, uhkes kodus, kus kunagi oli elanud 4 inimest. Nüüd ma olin seal üksinda, koos oma kassiga ja ma vaatasin peeglisse ja ma küsisin, et aga mida sina soovid? Et kelle eest ma nüüd hakkan hoolitsema? Kass kassiks, olgu ma pean hakkama nüüd enda eest hoolitsema. Ahaa, ma peaks nüüd hakkama tegema asju mitte sellepärast, et kellelgi teisel oleks hea, vaid et minul oleks hea. Ja siis ma vaatasin peeglisse ja küsisin, et aga mida sina tahad? Ma ei teadnud, ma ei tundnud seda inimest. Ma ei teadnud, kes on Ave, mida ta päriselt tahab. Ja siis algas teekond. Tunne ise ennast, õpime ennast tundma, siis saame selle inimesega tuttavaks, kelle kehas me oleme elanud. Mitu aastat tagasi see oli? See oli nüüd selline 4,5 aastat tagasi. Ma olin 44 siis, kuna maagiline number, kus ma ei teadnud, kes ma olen, kes ma päriselt olen. Mis ma päriselt tahan, mis mulle siin elus meeldib. Ja läkski lahti enese leidmine, ka enese tervendamine. Nii et see on vastus küsimusele, et miks ma ei ole enam korporatiivmaailmas, sest et ja siis sa asud vaimsele teele, jah? Seda kutsutakse vaimne tee, hinge otsing. See on see hetk, kui inimene hakkab sissepoole vaatama, kui ta ei otsi enam vastuseid väljast, sest sinnamaani me kuidagi sõnastame end läbi välise, läbi tiitlite, läbi rollide, ka tagasisidet teistelt, eks ole. Ülemus ütleb, et oled tubli poiss, Henrik, tegid hästi. Aha, järelikult ma olen tubli poiss, on ju. Pereliige kiidab, et oled hea naine või oled hea ema või siis ei ole või, on ju. Ja me paneme endale need sildid juba lapsest saadik, mis õpetaja ütleb, hinde pani, järelikult selline ma olen.
sina joonistada ei oska, siis selge ma ei oska. Ja see murrang või see plõks käib sealt, kus sa äkki saad aru, et oled terve elu ennast kuidagi läbi selle välise maailma, välise süsteemi kirjeldanud. Põhimõtteliselt maski kandes sa lähed siit maailmast läbi. Erinevaid maske, jah. Kusjuures see on väga tabav võrdlus. Meil on, ma arvan, ühe ööpäeva jooksul päris palju maske ees erinevates rollides. No võt, aga kui sa ühel hetkel ei saa enam seda vastust sealt väljast, see ei ole piisav, siis sa pöörad pilgu sissepoole ja hakkad sealt otsima vastuseid. Ja nüüd see on see vastus sellele esimesele või teisele küsimusele, et me jõuame sinna tagasi, aga jah, kui nüüd hüpates, miks ma ei ole seal korporatiivmaailmas, sest et ma esitasin selle küsimuse endale, et kes sa Ave oled ja mida sa tahad, ja kuna mul vastust ei olnud, hakkasin ma sees kaevama ja tead, kui sa hakkad rohkem sees kaevama, avastad sa sealt seest nii palju, et siis seesama korporatiivmaailm, tead, ta lihtsalt ammendab ühel hetkel, et see on nagu tehtud. Mitte, et see oleks halb või vastupidi, väga äge on ägedate inimestega teha ka selliseid väga maiseid asju ja väga toredaid asju, aga kui sa ise arened nagu edasi ja leiad, et sinus on nii palju erinevaid sügavusi veel, siis sa tahad lihtsalt avastada seda maailma, proovida mingeid uusi asju ja lihtsalt midagi teha, ma ei tea, sellepärast, et on karjäär või raha või au või kuulsus, need lihtsalt enam, need nagu ei ole enam käivitid. See on väga inspireeriv nagu just nendele inimestele, kes on nagu vanemas eas ja on võimalik, kui sa oled üle 40, 50, ma ütlen, see on võimalik, anna lihtsalt aega, kui sa vaatad endale rohkem otsa, sa märkad seda, mis sa tegelikult õigelt tahad. Praegu me kanname maski ja nagu, samamoodi mina tegelen sellega, kui ma olen 24 praegu, täpselt samamoodi nagu avastan ennast. Sellest on möödas nüüd peagi 4 aastat, aga nagu siin ma olen teistsugune inimene üldsegi, et huvitav ja täpselt see 4 aastat läks kokku. Meil on see sarnane siis. Ma näen enda ümber, see vanuse värk on üldse võib-olla natuke stigmatiseeritud või kuidagi nagu üle tähtsustatud, kui lihtsalt öelda, et sel hetkel, kui ma astusin vaimsele teele või eneseotsingu teele või endaga üheks saamise teele, siis ma hakkasin märkama, et oi, kui palju erinevates vanustes inimesti tegelemas nende teemadega, ei ole kunagi hilja hakata päriselt iseendaga tegelema, päriselt iseendaga sõbraks saada. Ei ole mingit vanuse ülempiiri või alampiiri, et alla selle ei tohi või kuskilt 50-test keerame kinni ja inimene võib iga ajahetk, see on ka sisemine otsus, mis nõuab muidugi mune ja julgust ka, sest et mida natuke vanematega muuseas see, ja ma ütlen, kui mõni vanemaealine kuulab, et noortel läheb see natukene lihtsamalt, sest et kui siin maa peal on natuke vähem oldud, siis sa lihtsalt see sitt ikka välja, see piiks, aga see materjal, millega sa tööle hakkad, tähendab, see on niisugune väga aus endasse vaatamine, eks ole, ja sinna on ikkagi nendel, kes on võib-olla kauem siin maakera peal kõndin, on kogunenud materjali, ütleme, kui sa hakkad nagu inventuuri tegema enda sees, eks ju. Et seda on lihtsalt natukene rohkem, ja siis see võib olla meil kohati nagu natuke võib-olla keerulisem, aga see ei tähenda seda, et see ei oleks ikkagi inspireeriv ja tervendav ja nagu lõbus, aga lihtsalt noortel võib teinekord käia see niimoodi kiiremini, aga ei pruugi, sest et need, kes usuvad, ma ei taha siin mingi üliesoteeriliseks minna, aga kes usuvad sellesse, et me oleme ikkagi korduvalt kehastunud siin maa peal, et siis võib olla mõni väga noor inimene ja nagu siin elus nagu ei olegi midagi nagu, mis siin on, äratan ennast üles ja mul on tšiki-priki, kõik on hästi, aga võib-olla ta on nii vana hing, et ta on nii palju kehastunud ja siis on plõks, vaatab, mingi karmamustreid on ikka palju, et ma tahan sulle öelda seda,
et ei ole niisugust nagu ühist valemit, et nüüd nagu vanemad nii ja nooremad nii. Ja kui teed silmad lahti ja hakkad nagu päriselt nägema inimesi enda ümber ja ma mõtlen päriselt, läbi nende maskid ja neid hingi, et kes nad seal päriselt on, siis see maine vanus ei oma enam mingit tähtsust. Ja mu vastas istub väga-väga passivanuselt, väga noor mees on ju. Aga ma mäletan kohe, kui me esimene kord hakkas me sinuga rääkima, kui küps sa oled tegelikult, eks ju. Nii et see, et milline on 24 või missugune on 44 või teinekord on mõni 44 palju ebaküpsem kui 24. No ma märkan ise ka seda ja mis ma märkan on see programm, mida nad mängivad, nagu on mängitud meie poole läbi kooli, meie kultuuri ja nii edasi. Ja siis nad jäävadki sinna rollidesse kinni ja tuleb minusugune inimene, kes on nagu sellest nii-öelda noorena päris varakult tegelikult aru saanud, et midagi on valesti, mis meile ei öelda nagu kooli teema pealt või nii edasi. Ja siis ma näen seda nüüd programmi nii-öelda ja osadel on see kauem ja nad ei saa leppida sellega ka, et ma olen noorem ja natukene nagu saan õnnelikum olla, sellepärast et ma olen nagu mina ise. Ja nad tahaks tegelikult ise ka olla, aga nagu seal on see suur ego taga, et ma olen ju seda elu elanud, nagu kuidas mul nagu, aga nagu seal ei ole midagi valesti, aga kui sa ise tunned nagu halvasti ennast, siis tuleb ise endasse vaadata ja mitte karta, sellepärast et ainukene asi, mille jaoks sa elad, oled sina. Ja see ainukene asi, kellega sa peaksid tegelema, oled sina nagu nii-öelda olla kohal tema jaoks. Ja ma sinu jutust haarasin, üks mõte mind kõnetas väga, et ei ole lihtne. Tead, mis ei ole lihtne, kui sa oled ehitanud ja võib-olla need, kes on, nüüd tuleb võib-olla manust natukene mängu küll, need, kes on nagu pikemalt ehitanud seda fassaadi või ütleme, see on ta mingil määral meie hinge fassaad on ju, et kui ma kirjeldan ennast läbi nende rollide, ma olen ema ja ma olen see töötaja ja ma olen see ja siis sellest lahti laskmine. Isegi kui inimene jõuab punkti, et ta tunneb, et midagi on veel, ma ei ole õnnelik, mul on raha ja mul on karjäär ja mul on pere, võib-olla uhke auto ja käin välismaal ka, aga miks ma õnnelik ei ole, eks ju, et midagi on nagu selle välise standardi järgi minuga peaks kõik hästi olema. Võrdlen ennast seal kroonikas on samasugused inimesed, et miks ma ei ole õnnelik. Ja isegi kui ta siis tabab ära selle, et võib-olla ma oleks tõesti õnnelikum mitte selles ülikonnas, vaid ma ei tea, seal aasal neid liblikaid taga ajades, aga sa saad aru küll, mis ma mõtlen, et võib-olla tehes midagi, mis läheb täiesti välja minu sellisest kuvandist, võib-olla maine kuvandist, siis isegi kui ta selle tabab ära, siis sellest lahtilaskmine nõuab julgust jälle. Ja see ei ole üldse nii lihtne, et ma väga tunnustan ka neid inimesi, kes on nagu julgenud astuda südame teele ja julgenud olla oma tões, isegi kui see ei lähe kokku üldise mainstreamiga või perekonnaga või sellega, mida sul on kogu aeg terve elu õpetatud. Ka see nõuab piisavat julgust öelda lahti sellest, mida sul on terve elu õpetatud ja tunnistadagi, et ma olen kas nagu mitte vale õpetusi järginud, aga ma olen ennast petnud millegiga näiteks. Ja sellega on inimesed tihtipeale kardavad seda sammu astuda ja nad jäävad pigem sellisesse enam-vähem sellisesse fassaadi ja kuvandisse kinni ja mõtlevad, et elu peabki siuke olema, et nagu on, asjad on ja kõik on ja aga ega siis võib-olla ma ei peagi õnnelik olema. On ju? Et see on küll nagu mu vangla ja võib-olla ma isegi saan ühel hetkel aru, et see on vangla. Ma olen nagu endale sellise mõttelise vangla ümber ehitanud. Aga ta on vähemalt turvaline, seda ma tunnen. Sest kui ma need vangla seinad võtan ära, selle kasti peast ära, avaneb tõesti uus maailm. Aga ma ei tunne seda. Ja siis teinekord pannakse need uksed kinni.
et nagu sa näed, mina siis hüppasin vanglast välja sest et ma olin arvatavasti juba oma ja igal inimesel tegelikult on see punkt, mis tuleb, vaata, kõik ei olegi kohe valmis. Teinekord lastakse see niisugune kannatuse punkt päris nagu lõpuni, kus sul tuleb, et kuule, ma enam ei viitsi, ma enam ei tee seda jama kaasa. Et minul käis see krõks ära ja ma sain aru, et ma olen vangis. Ma sain aru, et eks mu hing sai aru. Ma sain aru, et siin on päris mugav ka. Ma olin loonud päris mugava vangla endale. Et tegelikult ega mul nagu otseselt midagi nagu otseselt ju halvasti ei ole. Aga pagan, ma tahan teada, mis seal seinte taga on. Ma tahan näha. Ma olen ikkagi nii piisavalt uudishimulik, et no piiluks välja, mis seal on. Sest et tundus nagu päris siukene huvitav, valge, värviline. Ja võtsin selle riski ja põhimõtteliselt algul katsusin vett nagu varbaga, aga ühel hetkel hüppasin ikkagi täitsa sisse niimoodi, et teadmata, kas ma ujuda oskan ja teadmata, kas seal põhi on või teine kallas on, sest et see kõik lihtsalt tundus nagu äge. Olli, see sakslane, ta ütles mulle väga ilusti ükskord, et see oleks nagu teisel pool silda. Et nii-öelda see sild ise on niuke kitsas ja kukub varsti kokku ja sa oled nagu enda mugavuse poole. Ja siis mina olen teisel pool seda silda ja siis ma olen nagu, tulge üle, nagu, come on, see on palju parem siin nagu. Ja ma leian neid sõnu vahel, et nagu inimesele ära selgitada, et see on nagu tegelikult, kui sul ei ole midagi enam, mida karta, sa oled nendele otsa vaadanud. Muidugi mul on keeruline, sest ma leian veel ja veel rohkem asju, millega tegeleda, aga ma olen nagu sellest suuremast asjast üle, nagu see sild. Ja mul on, jah, see ongi nagu see, et ei, tulge siia. Jah, aga vaat see ei käi nii lihtsalt, on, et tulge siia. Ega siis ka minul on selle silla ületamisega läinud ikkagi need 4 aastat, on. Ja ega see ei käinud niimoodi. See on ikkagi päris suur töö olnud, kuigi ma ei taha nimetada seda nagu tööks, sest et endaga tegelemine ei ole kunagi töö. Me oleme lihtsalt eestlastena andnud, ma arvan, selle tööle natuke sellise vaevanägemise varjundi, et see töö on mingi siukene, tee tööd, siis tuleb armastus ka ja oi jumal küll. Ja tee tööd ja näe vaeva ja niukene nagu, et kõik see Tammsaarelik ja juba see on Lutteri ajastus selline nagu peab kuidagi juba vaevaline olema. Jumal armastab ka neid, aitab neid, kes ennast ise aitavad ja loll saab kirikus pekse. Ja sa pead nagu õudselt kannatama, kogu aeg kannatama, siis võib-olla pühapäeval korra lähed kirikusse, siis antakse korraks patud antakse, aga muu aeg nagu, et see, millest ma räägin, see koht, kus me oleme, on ju mõlemad ja seal teisel pool silda, seal on ju asjad hoopis vastupidi, et armasta ja sa saad kõike. Tähendab, mitte näe ilgelt vaeva nagu protestantlikus maailmas. Et tead, siis võib-olla kui hästi läheb, Jumal armastab sind, tead, aga ega me veel ei tea, tead, nagu see on, et seda armastust jagame siin ka niimoodi, tead, kui sa ikkagi paha laps olid, siis teisel pool on õpi armastama, õpi kõigepealt ennast armastama ja me anname sulle kõik ja universum lihtsalt teeb sulle kalli ja musi. Ja ta on nii õnnelik, et lõpuks ju ometi jälle keegi, sest et me oleme siia ilma tulnud armastama, mitte tööd tegema ja vaeva nägema. Sest kui me oleme armastuses, siis iga töö on meie jaoks ka puhas mäng, lõbu, rõõm. Ma paneks siia otsa, et eestlane on tõesti nagu tõsine rahvas. Võtame asju tõsiselt, tööd, armastus, sõpru, tuttavaid, me võtame kõike tõsiselt. Nii-öelda ongi see nii-öelda armastusega võtmine. Ja kui ma mäletan esimene kord, kui ma tulin Austraaliast tagasi, ma ütlesin nagu enda tädina onule ja nendele, et nagu armastan teid, oli ka niisugune nagu nagu ma mingi, nagu see on nii loomulik ja ma peaks rohkem ja rohkem seda ütlema, eriti perekonnasiselt, või ei, see on niisugune nagu, ei, nagu tead küll, et ma armastan, aga ma nagu ei julge seda välja öelda või nagu ma ei julge näidata seda armastust, seepärast, et võib-olla ma saama vastu näppe, seepärast, et mingil määral on ka see ka nagu jäänud nagu me paneme kokku võib-olla seda kannatust armastusega, et tohiks ja me tuleme ka kultuurist, kus ei ole väga
ei ole väga soositud oma niisuguse nagu tunnete näitamine või. Et just lastelegi juba väiksest saadik kuskile oi, noh, et ära nuta või noh, teised vaatavad või eks ju seda hakatakse ju, poistele hakatakse kohe ju, issand, keegi näeb veel, mis sa nutad siin ja noh, jumala eest peida oma emotsioonid ära ja ega noh, mingisuguste ka positiivse emotsioonide väljendamisel peab ikka kuidagi nagu noh, ma jumal küll ütlen kellegile, ma armastan sind, ma ei tea, mis ta mõtleb, et ma tahan talle peret looma hakata või noh, meil on natukene selline, see on ühine nimetaja. Ja kui tuua selleni, et kui käib niisugune laks ära, et nagu sa saad aru, et olla sina ja niimoodi ja sa ütlesid töökohta, et tegelikult kui sa teed seda sama tööd, mis mõnest budismis oli nagu niisugune väljend, et kui ennem enlightenmenti sa lükkad lihtsalt seda palli kivi mäkke ülesse ja siis sa teed täpselt samamoodi, kui sa oled enlightenmentis nagu täpselt sama töö, aga see, mis sul siit seest just. Nagu, see on muutunud. No jah, kõik on meie suhtumises kinni ju. Ongi, et kas ma võtan seda, ega see nüüd ei tähenda, et näiteks ma enam ei teeks tööd või. Ja see, et ma vahepeal ei teinud, aga ma jälle teen, aga täna ma isegi ei nimeta seda tööks, see kuidagi selles klassikalises mõttes. Et jah, ja kusjuures noh, muidugi jällegi, ma tean, et on inimesi, kellel käib see nagu niimoodi, mingi enlightenment ja niimoodi, et noh, mina ei ole see, minul on see olnud selline teekond ja ma kindlasti ei väida, et ma olen kuskil juba kohal, ma ikka teekond iseendani, lihtsalt iga päevaga paremini teadlik iseendast, aga jah, et kui me võib-olla selle juurde tuleme tagasi, mis enne pooleli, et mul siis kuidagi käis paralleelselt veel 2 elu, mis siis lõppes üle-eelmise aasta nagu suvehakul ära, aga ma püüdsin hoida seda nimetatud nagu normaalset avet, sellist, kes seal tegi rahvusvahelist karjääri ja oli selline väga ontlik ja siis seal kõrval oli siis see teistsugune ave, see hipilikum ja see selline rõõmsam ja vabam ja kes siis tegeles oma hingega ja kellel oli hoopis teistsugused huvid ja teistsugused inimesed ümber ja kes nagu väga kuidagi siiralt, isegi lapselikult kuidagi tahtis ennast avastada, maailma avastada ja seda kõike veel paremaks paigaks muuta. Ja ühel hetkel tead sa, ma sain aru, et need 2 maailma ei mahu kokku. Et võib-olla kui rääkida sagedustes, siis sa kindlasti saad aru, et kui sa viibid nagu sellises, oled päriselt endaga kontaktis ja teed neid asju, mis sulle meeldib ja siis sa oled sellises kõrges sageduses, me räägime armastuse sagedusest, sa oled rohkem kohal ja sa oled hästi loomulik ja sa võid olla nõnda niimoodi hullu panna, lasta oma laps endast välja, loovus endast välja ja siis seal kõrval on selline teine maailm, kus sa võid ikkagi nagu mingitele teatud reeglitele vastama, kas või riietuses või kommunikatsioonis või me teeme asju teatud viisil ja mis on kombekes ja mis ei ole ja mingeid asju on nii, et kui börsiettevõtte juhtkond ütleb, et asjad on nii, et see mahl on helesinine, siis sina, kui sa oled selle börsiettevõtte väärikas töötaja, lähed oma inimeste ette, ütled, et ma tutvustan teile uut helesinist mahla, mille saatis meile meie omanikud saatsid ja siis me kõik noogutame, ütleme, et see on helesinine mahl. Ja jume ära, ega ta ei ole selle pärast halvema. Aga sel hetkel öelda, et kuulge, kutid, et see on roosa, mõistad ja siis sa tõmbad ennast nihkesse. Sa tõmbad ennast nagu kognitiivsesse dissonantsi. Sest et kui sa siis sel hetkel ütled seal, ja ma hakkasin seda tegema ka, see mahl on roosa, aga see ei lähe corporate policy'ga kokku. Me oleme otsustanud, et see on helesinine siin korporatsioonis. Okei. Ja siis sa tuled koju ja
ja ma saan aru, et ma tunnen ennast halvasti. Ma pean ennast kontrollima, kuidas ma ennast väljendan. Ma pean võib-olla mingeid asju tegema, mis ei lähe kokku minu väärtustega. Ja et tead, see selline pidev kõikumine, see hakkas nagu, see enam ei olnud tore. Nii et eks ma selle koondamise mõnusalt endale siis universumilt tellisin. Ja tegelikult ma peangi ütlema, et sealt algas küll väga kiire, väga kiire nagu muutus, areng. Sealt hakkas minu tõeline enese leidmine, sest et ma võtsin aja maha teadlikult. Plaanisin selle pausi sellise aastase, aga siis maailmas toimuvad naljakad asjad on ju, et igasugused naljaka nimega gripiviirused ja siis maailm seiskus vahepeal. Nii et minu selline nagu solitude või eraklus või selline endasse süüvimine. See ei tähenda seda, et ma ei suhelda inimestega, aga ma ei otsinud endale konkreetselt, et nüüd see väljund või see väljund. Väljundid hakkasid ise tulema muidugi. Alati tulevad asjad, kui sa teed endases ruumi. Et siis alles sai see tõeline eneseareng, südamesse tulek ja tõeline enda tervenemine nagu alguse. Et ma jälle, tegelikult miks ma sellest räägin, kõik on ju, räägime kogemustest, et äkki kedagi aitab. Et kui te täna keegi tunneb ka, et väga paljud inimesed on, praegu on murrangulised ajad ja väga paljud inimesed ärkavad ja hakkavad seda sama küsima, kes ma olen ja hakkavad nagu vaatama, et äkki ma olen midagi muud kui ainult minu mõistus ja minu keha. Ja kui minus on hing, et kus see hing pärit on ja äkki ta on veel nagu kuidagi, äkki ma olen teiste inimestega ka üks või seotud. Ja see on väga tore, ma näen väga paljust inimesi, kes on nagu juba sellel teel, aga siis jääb puudu sellest julgusest. Et kui sa näed, et see mingi endine töökoht või see asi, mis sa teed, mõnel on see suhe või et see kisub sind ikka nii nagu sinna täiesti teise kohta. Et ma julgustan, tee see samm ära, kuula oma südant ja loo endale see ruum mingiks ajaks. Mina kartsin ka, et äkki nagu me hakkame raha pärast kartma kõigepealt, on ju. Sest et esimene reaktsioon on inimesel see, et ta kaotab töö või ma pean kohe kiiresti otsima endale mingisuguse rahaallika sisse. Alla jälle. Et meil on ju laenud ja asjad ja oi ja see on see raha egregor on ikka kõige tugevam. See, et me peame kogu aeg raha teenima. Siis meil on nagu niimoodi nagu sisse pandud, et siis imetlusega vaadatakse, mõni võtab mingi, ma võtan endale mingisuguse nagu niisuguse nagu aja endale. Seda on, kõik vaatavad natuke isegi kadetsevalt, aga mis risk ma küll ei võtaks. Ja ma olin nagu sellises punktis, et teadlikult ma tegelen endaga nii kaua, kuni on vaja. Täpselt, et lihtsalt mul ei olnud mitte mingi plaani ja lasin olla. Muidugi hea, sa saad ametlikult töötuks võtta Eestis ja kõik need särgid, värgid, töötukassast koolitusi suure raha eest. Need on kõik imelised asjad. Et mis ma tahan öelda on, kui sul südames on mingisugune hääl, mis iganes hääl ütleb, et kuule, see on vale tee või me oleme väsinud või aga sa sel hetkel ei tea täpselt, mida teha, siis see ongi koht, kus lihtsalt peatuda, olla endaga. Kellel võtab see kuid, kellel aastaid, kellel päevi, kellel nädalaid, on ju. Aga luua endale see ruum, anda endale see võimalus, olla korraks sellises vaakumis, kus sa ei tee midagi, kus sa isegi ei otsi tööd näiteks, sest see on ka millegi tegemine. Kus sa ka kohe ei õpi midagi, kus sa lihtsalt oled iseendaga. Ja ma garanteerin, et imed hakkavad juhtuma, sest et siis hakkavad päris taipamised, päris tervenemised. Ja mida kauem nagu saad olla sellises olukorras, seda ägedamad asjad hakkavad nagu välja tulema. Sa võid avastada endast täiesti uusi võimeid, vägesid, asju. Jah, aga ma ütlen ka seda, et ma räägin sellest kõik praegu naerusui, aga see endasse vaatamine, see ka ei ole nii, et ma kogu aeg on nagu suu naerul. Et see nõuab ka pisaraid, minu puhul vähemalt. Nõuab igasuguste
emotsioonide väljaelamist, mingite vanade mustrite, mingite asjade, ehk siis tegelikult see on nagu, teate, see on selline nagu suur puhastus iseendas või? Nagu suur inventuur, pesupäev, aga see pesupäev kestab sul näiteks, ma ei tea, aasta või aastaid. Vahepeal väänad midagi välja, riputad kuivama, mis siin on veel midagi, no nühime puhtaks. Aga pärast on, sa tead seda tunnet, pärast on nagu nii hea olla, au, kõik lägib. Istud maha, hingad kõrgendanud ja vaatad seda mõnes mõttes nagu enda sees, seda puhast tühja ruumi. Ja siis hakkavad tulema ideed, millega seda täita, mõistad? Sest niikaua, kui me oleme täis mingit vana asja, vana staffi, me ei saagi mingit uut sinna tulla. Sinna ei mahu lihtsalt. Ma lisaks sellele see, et kui tuli see viirusevärk, siis mina mõtlesin, et nagu kõik teised on hirmul, aga mis mina igast nagu sellest nagu kriisistoorist on need vennad, kes nagu midagi tegid ja riskisid. Ja olid nemad ja ütleme niimoodi, et nagu midagi väga halvasti ei ole minuga juhtunud. Ma võtsin täpselt samamoodi aega maha, tulin Austraaliast tagasi, ma 3 kuud tööd ei teinud, olin maal, chillisin ringi, tegin selle laua valmis, liikusin selle poole, et nagu leida mingi uus eluviis endast. Et ei ole nagu see töö, aga nüüd ma olen tagasi läinud sinna töö peale, nagu laotöö, nagu ma olen 3 aastat teinud, nagu ei viitsi väga teha ja nagu see ongi nagu kripeldab, et mul on järgmist suve vaja samamoodi vabaks võtta. Ja õnneks mul on nagu tooted ja asjad, mis liiguvad oma teed ja lehekülg ja võib-olla on võimalik mul just see suvi teha see lükke ära, et ma ikkagi liigun enda moodi edasi. No, kelle moodi sa siis saad, on ise ütlesid enne, et me elame endale ega kellegi teise moodi ei saa ju. Ja, täpselt. Kui ikkagi sinu sees heliseb midagi, siis kelle häält sa ikka kuuled? Ja, heliseb, tõesti. Ma kuulan seda, ma kuulan sind ja need inimesed, kes mõtlevad, aga see oli ju kriisi alguses, ei, praegu ka, tee lihtsalt. No, on kriis või kriisiks, see võib ju igal ajal, et miks me ärgitame inimesi rohkem südame järgi elama või oma südame häält kuulama? Kuule, parem on kuidagi, ma ütleks, et kergem. Ma ei ole elus nii õnnelik olnud kui praegu. Ja see praegu kestab. Ja kui sa küsid mu käest homme, ma vastan sulle samamoodi, ehk siis ma olen hakanud elama praegu. Ma vanasti elasin ikka rohkem minevikus ja tulevikus, aga unustasin selle praeguse täitsa ära. Aga ainuke hetk, mis meil on praegu. Nii et kui sa elad oma südame järgi, oled sa rohkem siin ja praegu, kus elu päriselt toimub. Ja lihtsalt nii äge on. Tähendab, kui me oleme siin ja praegu, siis me märkame rohkem. Me märkame, kui meie eluteele tuleb huvitavaid inimesi. Ja tead, kui sa teed oma südame lahti. Ja nagu julged olla sina ise, siis kus sa hakkab tulema. Ma ei tea, kas sa oled pannud tähele või? No nagu meiegi kohtusime. Nagu lihtsalt, sa oled nagu mingi magnet. Sa oled nagu mingi ägedate inimeste magnet. Sest et mida rohkem sa endaga nagu sõbraks saad, endal on nagu endaga lahedam, siis seda lahedamad tüübid nagu vups, mina ei tea, kus nemad kõik välja ilmuvad. Aga sellel 44-aastasel, kes siis oli 4 aastat tagasi, sellisel suhteliselt läbi põlenud, üle töötanud, terve elu nagu rassinud tööd teinud. Küll ma ikkagi, olid mul mõned hobid ka ja niimoodi, ega siis ma ainult tööd ei teinud, aga iseenesest nagu töö oli kõige tähtsam, siis tuli kõik muu. Ja 4 aastat hiljem minu ümber on nagu hästi terve plejaad, mingid loovaid inimesi igas vanuses, igast nagu elualalt, ma mõtlen, kus nad ennem olid. Aga mind ei olnud enam. Mina olin ise kuskil väga peidus, eks ju. Nii et muidugi sa jälgid oma südant. No kuule, vaata seda siin, see on ju... Ma ei ole ermitar siis ka nii ilusat lauda näinud. See, mis sa just ütlesid, täpselt ma olin enda suve ära ja olin oma laiu peal ja mõtlesin oma asjade üle ja sõin vastu näppe ja mis iganes veel ei juhtunud. Aga siis, kui ma linna tulin, järsku mingi lähen, nagu esimene oli 9/11, seal sain täiega ägedad inimesed
ja nii edasi nagu loovruum, kõik boom, vinkel, Misha trummidega, Echo Shop, kõik. Ja lihtsalt vaatan, üks päev vaatasin enda ümber, mõtlen, et täitsa lõpp, mul on täiesti teine seltskond, ma isegi teadnud neid nüüd nii nagu rõõmsad ja inimesed ja ongi see, et mina muutsin enda nagu seda vaadet ja ma olen lihtsalt sõnatu. No sama siin, ma iga päev imestan, et kuidas maailmas on nii palju ägedaid inimesi ja kus nad ennem olid, aga oligi, et kui sul on endal, me jälle see südame juurde jõuame, et see on niisugune baasteadmine ju, eks ole, ma arvan, tänapäeval juba see isegi ei ole spirituaalsusega seotud, et juba hakkavad maisemad inimesed või nagu niisugused nagu oli eksave ka aru saama, et see sama külgetõmbe seadus, et see nagu toimib, eks ju. Ennemgi on aru saadud, sarnane tõmbab sarnast, aga see päriselt nagu töötab, et see sagedus, see olek, milles me oleme, mis see sagedus on, see on nagu need hertsid või mida iganes me välja pumpame, eks ole, hormoonid või ma arvan, et siin on nagu mitmeid, kui keegi otsib mingit teaduslikke seletusi. Aga tegelikult on jah, mis iganes sagedusel sa oled, kasutame siis sõna sagedus, siis sa näed, kuuled ja ma ei mõtle nüüd silmi ja kõrvu, sarnasel sagedused olevad inimesi. Ja kui sa oled seal väga sellises raha peab teenima, sul ümber on kõik ümber inimesed, haigusi peab kartma, raha peab teenima ja muretsema peab ja kohe nagu sest et nemad sumisevad sellisel sagedusel ja nad saavad kokku õudne nüüd on peaminister on valitsus on süüdi, see on perses, ilma perses raha on vaja rohkem ja siis kui su enda sees see sagedus muutub ja see on ühel hetkel niisugune nagu, et wow. See hakkab mingid tüübid, kes teevad samast. See on lihtsalt see nagu mõte. Sest et neid sa ei kuulegi, kui sa oled Need on need originaalsed mõtted ja need originaalsed mõtted ei liigu nendes niisugused need liiguvadki niimoodi aga mul on mõte, mis sina arvad? Aga kutsume Kaspari ja nüüd me teame, et proovime teha huvitav ja nende inimeste, jah, see oli ikkagi täielik müstika, et sa mainisid näiteks loovruumi ja minu elus on ikka niimoodi ja, sest et ma nagu tahaks neid inimesi nagu väga-väga esile tuua, et nad kõik on mind kuidagi hästi palju inspireerinud ja paremaks inimeseks muutnud ja eks siis ühel hetkel, ma tõmban natuke veel tagasi, vaata. Ühel hetkel oled sellel vaimsel teel või vaimne tee, eneseotsingu tee, enese leidmise tee, endaga sõbraks saamise tee. Ja ega sa algul hakkad seda pihta täitsa üksinda, tead. Sest et see on siis mingi hetk, kes kuhu satub, mis praktikaid tegema. Reeglina inimene juba hakkab otsima kuskilt, et kus ta saab nagu abi, sest et kui ta ei saa ise neid vastuseid ja niimoodi, siis võib-olla satud kuskile vaimsete praktikate juurde või mingisuguste tseremooniate juurde, hakkad nägema, et on ka teissuguseid, on neid teisi inimesi tegelemas samade asjadega, hakkavad ühised jututeemad. Ja ma olin nagu mingi aeg selline, et ma arvasin, et nii ongi ja nii minu elu jääbki. Mul on see üks pool ja siis mul on selline nagu vaimsed inimesed või kellega me räägime vaimseid teemasid ja siis on need tavalised inimesed, kellega me ikka räägime veel tavalisi asju. Ja see oli niisugune 2 eraldi maailma. Kuni ühel hetkel sattusin ma, oli siis 2,5 aastat tagasi, sattusin ma ühele väga vahvale festivalile, mida siis korraldasidki sellised loovad hinged, vabad hinged ja nad olid seda festivali korraldanud juba aastaid. Ma pole üldse kuulnudki, et mingid niisugused asjad on olemas. Üks festival, kus siis tantsiti, lauldi ja mis oli täis kunsti.
ja ma ei mõtle kunsti all lihtsalt maale või midagi, kus nagu iga tegevus oli kunst, ehk siis need inimesed olid teiega kohal ja nad lõid loomise mõttes, mitte peksmise mõttes, nad lõid kogu aeg. Ja ma sattusin nagu muinasjutu maailma. Ja nad olid samal ajal vaimsed, aga nad ei olnud, et meil on lihtsalt mingi ja nad olid helged, vaimsed, aga samas olid nad ka väga praktilised ja nad rääkisid töötubades igasugust huvitavat asja ja nad olid nagu, neid oli igalt elualalt, nad ei olnud nagu lihtsalt, et me oleme siin nüüd grupp joogatajaid, vaid ja minu ees läks lahti nagu täiesti teine maailm. Vau! Ja siis ma sain aru, et ma olen selle kuhugile väga õigesse kohta jõudnud. Ja nii ma sattusin loovruumi. Sest et need samad inimesed olid seotud sellise vahva kohaga ja mis on siis selle klubi 9/11 ka samas hoones. Tegelikult ka sümbioosis mingil määral. Ja see oli ka üks väga selline, ütleme, elumuutev, mis tõi kogu pööras nagu pea peale natuke selle, et ei pea rassima ka vaimsel teel üksinda. Vaid elu võibki koosneda nii töö, vaimne areng, elamine, pidutsemine, mille iganes tegemine võib olla korraga nii vaimne kui lõbus, kui mänguline. Seesama sinu näide sellest kivi veretamisest, eks ole. Et ja eriti, kui sa teed seda koos sarnaselt maailma tajuvate, sarnaste väärtuste kandjatega, lahtiste südametega inimestega, siis elul on tead hoopis teine Meckmann. Võib-olla lisaks selle, et võib-olla see kivi, mida sa lükkasid, mis oli ennem hästi suur, see on nüüd muutunud väiksemaks ja võib-olla see muudab üldsegi materiaalsust, et nii-öelda see kivi läheb sul lihtsalt kergemaks. See on nagu selline vatipall. Jaa, vatipalli lõpuks veeretad allapoole. See ei veereta, vaid puhud niimoodi. Sõpradega koos. Jaa. Sa ei ole üksi. Värvilised vatipallid. Jaa. Jaa. See on ju väga tore võtta sellest. Aga nüüd siis loovruum, mis see nagu üldsegi on? Just, jah. Inimesed ei teagi ju. Ja me räägime loovruum, jah. Jaa, hea küsimus. Loovruum on Tallinn Creative Space. See on selline kogukond, MTÜ, eelkõige kogukond vabadest inimestest, loovatest inimestest, inimestest suure südamega, keda innustab koos käima, koos looma, koos olema selline, kuidas seda, ma ei olegi pidanud seda ennem niimoodi sõnadesse panema, aga see, mis praegu tuleb, on väga spontaanne. Ma isegi mõtlesin siia tulles, et meil on selline ilus pikk paber ka, meil on väärtuste paber, saime just nagu väärtused ka sõnastatud väga ilusti ja kõik, ja nagu ka ühes korralikus organisatsioonis. Ja ma mõtlesin siia tulles, et kas ma võtan selle ette ka, et loeme nagu ette, siis mõtlesin, et ma annangi seda oma sõnadega edasi. Et neid inimesi siis kuidagi tõmbab üksteise poole ja see potentsiaal, see vägi, mis sünnib, kui sarnaselt kuidagi pulseerivad inimesed kokku saavad. See on lihtsalt kordades nii palju suurem, kui
võiks arvata, kui mingid matemaatilised valemid saavad öelda, see ei ole niimoodi, et kui meil on nagu 2 inimest koos, et meil on nagu 2 vägi. See on juba ja nüüd mõtle, kui meil on seal 50 ja 100. Aga ma ei seletanud ikkagi ära, mis on loovruum, on ju. Et jaa, aga ma tahan anda kõigepealt seda väärtusbaasi või nagu seda, et noh, sõna loov muidugi, jah. Üks peamine kuidagi nagu tingimus või mis inimesi meie juurde toob või paneb meiega liituma, on, et me kõik oleme loovad ja me tunnistame seda. Tead, minul oli see algul endal võib-olla selline kontseptuaalselt, et täna ma enam muidu seda ei arva, aga kui ma nendega esimest korda sain kokku ja sellesse seltskonda ja vaatasin, et ongi kõik on nii loovad, vaata siia, need teevad muusikat, need on kunstnikud, need on mingisugused, noh, ma ei tea, siin esmaga, mida iganes mulle tundus, et kõik nagu midagi teevad, aga noh, kuidas mina nüüd siia sobitun. Ja siis ma hakkasin, aga kuidagi mul oli nendega väga hea ja nad võtsid mu väga sõbralikult vastu ja nad olid väga rõõmsad kuidagi minu nendega liitumise üle ja ma tundsin, et mul on nagu anda neile midagi ja ühel hetkel ma jõudsin siis nagu sellisesse kohta, kus ma sain aru, et vau, missugust mustrit ma olin enda peas kandnud. Et loovad on ainult need, noh, päriselt, kes maalivad, ma ei tea, pilte ja laulavad ja kirjutavad raamatuid, et ja kõik muu, et noh, mina küll ju loov ei ole, mingi niisugune lugu peas on ju. Kuigi ma ei tea, ise tegin juba impro näitlemist siin mitu aastat, aga ma ikka ei pidanud ennast loovaks inimeseks. Siis ma olin eluaega hästi kirjutanud, siiamaani kirjutan vahest luuletusi, aga seda ma ei pidanud ka loovaks tegevuseks, sest et ega ma ei ole mingi päris kirjanik, ega ma polegi mingit raamatut kirjutanud, aga noh, lihtsalt see, et ma võib-olla inimestega nagu mõnele meeldis isegi, kui ma mingid workshop'e tegin või koolitusi, aga ega see ei olnud ju loov, see oli noh, nagu töö või kuidagi. Ja mul olid mingid kaavad, see oli ka üks ikka kast peas. Ja siis seal nende seas olles ma sain aru, et oh my god, kui loov ka mina olen, ehk siis kõik see tööinimest, ma olen loovruumis, minu vastutusala on liikmed, ehk siis ma olen nagu liikmevaldkonna juht. Ikka oma liistude juures, et kui ma olen terve eelmise etapi olnud inimestega töötanud korporatsioonides, siis ka vabaühenduses ma muidugi hakkasin inimestega tööle kohe. Aga noh, seal on see kõik vabatahtlik ja selline nagu rõõmust, et ja ühel hetkel ma tabasin ära selle, et aga see on ju puhas lootöö, kõik, mis me teeme inimestega on lootöö. No ja siis tead, kui satud üldse nende hulka väga loovate inimeste hulka, siis võivad sul ka mingid naljakad kanalid lahti lähe. Noh, ma käisin ka siin mõni aeg tagasi ka helimaagia kursusel ja lõhkusin endale ühe loo peas ära ka, et ma ei ole musikaalne. Ma täna juba teen muusikat koos, musitseerin, saad sa aru. Mina ise veel ei saa aru inimestega ja see õnnestub. Ma olen hakanud ennast visuaalselt väljendama ja nii me oleme kõik seal multitalendid. Ja nii on iga inimene tegelikult multitalent, kui ta lõdvestub, kui ta võtab ennast vastu, kui ta lubab endal olla tema ise ja ei karda ennast väljendada, siis nüüd me jõuamegi võib-olla selle essence'ini, selle põhjana. See looruum on koht, kus inimesed, nende loovus, nende anded võimenduvad, olles koos nii sellisest südamega kohalolu olevatest inimestest võimendatud, siis me lihtsalt meeletult võimendame üksteist. Ja on, et võib-olla see on selline looruumi niisugune nagu, aga meil on seal ilus ruum, et mis me veel teeme, meil on väga ilus selline, sa oled käinud, on ju, et meil on seal saun ja köök ja me teeme igasuguseid lahedaid asju, me ei ole nii, et me lihtsalt, ma ei tea, siis tuleme kokku ja chillime, et meil on töötoad ja meil on erinevatele siis
inimestele erinevad väljundid, me teeme joogat, me mängime pinksi, meil on teatriklubi, meil on kinoklubi, meil on, plaanime mingisuguseid veel, noh, ma olen aasta nendega olnud ja üldse see on kokku 2 aastat, et on ka tegelikult hästi veel formuleerimise nagu faasis ikkagi, me kasvame ja otsime, aga katsetame erinevate tegevustega, mis meid, aga see ühine joon, mis seal all kannustab, on kõik see, et siin kõik on suunatud sellisele isiksuse arengule, inimese arengule, ehk siis nüüd see sama, seal all on ka väga sügav vaimsus, saad aru? Ja see on niivõrd äge, et ei pea olema ainult ka om ja zen kuskil joogalaagris, mõistad, või kuskil mingil tseremoonial, mis on ka väga okei ja see on nagu väga lahe vaimne töö, mis tehakse, aga saab kanda selliseid suuri, sügavaid vaimseid väärtusi ja tehes täiesti, noh, tavalisi igapäeva tegemisi, hobisid, toimetusi, me teeme tööd koos ka, teeme talgusid, koristame seal, ehitame, siis peame mõne peo, siis räägime väga sügavatel teemadel, ehk siis nagu tuled looruumi ja see ei ole nii, et sa oled lihtsalt kunstnik ja sa teed oma maali ringi, vaid äkki hakkad sa inimesena arenema nagu, vau, piire ei ole. Kas ma vist kuidagi seletasin ära, mis on looruum? Jaa, ma täiesti sain uut informatsiooni, isegi kui ma olen seal käinud ja nagu nii-öelda see selgitab päris hästi ära, et nii-öelda miks mind tõmbab sinna ja miks ma tahan endaga aega sinna tegelikult panna, et pärast seda nii-öelda rääkides, et koosolek oli meil see nädal ja ma nägin nagu, kuidas see nii-öelda te rääkisite asjadest, ma näen, kui kaugel loovruum ise on, mis selle süda taga oli, kuidas need inimesed olid seal ja mul tekkis väga suur huvi, kuigi ma olen juba loovruumist teadlik üle poole aasta, kui Anu mind sinna tõi. Aga oligi, et minu missioon oli nagu vinkel leida Misha üles ja nüüd ma olen nagu ringiga tagasi jõudnud, et nagu, et näed, ma tahaks loovruumis ka ikkagi osa võtta. Kõik, kes tahavad nagu käe külge panna selles mõttes, et aktiivselt kaasa lüüa, siis meil leidub seda tegevust küll ja küll ja küll ja küll. Ja muidugi me ikkagi nagu ehitame ja ma mõtlen nii füüsiliselt kui ka siis vaimselt, energeetiliselt me oleme ikkagi sellises ehitusfaasis veel ja eesmärgid on suured, sellel on ka ikkagi selline sügavam missioon all, et see ei ole lihtsalt, et see on mingi klubi, kus on nagu mingitel inimestel on nagu lahe koos hängida, on küll natuke tiip ka, aga et vaid võib-olla oled ise pannud tähele, vaata sa mainisid ka vinkel ja praegu, kui maailmas on sellised pöördelised ajad ja võib-olla oled ka kuulnud terminit Global Awakening, et üle maailma inimesed ärkavad ja aina rohkem on sellised inimesi, kes tulevad südamesagedusele ja tajuvad seda, et nad on ka inimkonnana üks ja me kõik inimestena oleme kõik ühest allikast, siis mis hakkab toimuma, ongi selline nagu kogukondade rakukaste nagu kokkusaamine, kus tead, me kuidagi ei mahu enam nagu tavamaailma, eks ole, sinna. Kõigepealt on see etapp, et sa vaatad nagu ise, kes ma olen ja siis sa saad aru, et ma sinna tavamaailma ei mahu ja tead, siis avaneb sulle äkki see maagiline nõnda nimetatud uus maailm, mis ei ole lihtsalt midagi muud, see on see sama maailm, aga ja siis äkki ühel hetkel need inimesed tunnevad vajadust nagu, neid lihtsalt nagu tõmbab nagu magnetiga üksteise poole, et looruum selles mõttes ei ole nagu unikaalne, on ju. Et me näeme seda nii Eestis igal pool, me näeme seda üle maailma, valguse jõud koonduvad, südame jõud koonduvad, armastuse jõud koonduvad ja siit me tahangi jõuda selleni, et ega siis looruumi eesmärk ei ole ka lihtsalt ainult, et nüüd, et meil oleks nagu chill või lõbus koos. Ma arvan, selle sügavam mõte on ikkagi see, et nii võimsad kogukonnad nagu looruum vinkelist on saamas ja neid on palju. Ühel hetkel me muudame seda maailma. Me juba täna muudame, olles nagu üksteisele selliseks nagu kinnituseks, et on võimalik elada rõõmus, rahus, armastuses.
aga nagu ma ütlesin, vaata 1+1 ei ole seal 2, eks ju, see on nii palju võimsam. Et täna see meeletu negatiivsus ja hirm, mis meil on ühiskonnas, kus inimesed nagu on halvatud sellest täiesti. Sulle öeldakse, et ma isegi ei taha selle teemale minna, aga võib-olla kuuletatakse mingisugustele, kui inimene oleks rahus, ilma hirmuta, mõtleks oma peaga ja tunnetaks oma südant, siis nende jaburlustega, mis väljas toimuvad, enamik ei läheks kaasa. Aga kui inimene on nõrgestatud, ta on stressis, ta on üksi, isegi kui ta on kellegi koos, ta on hinges üksi, ta on nii lihtsasti manipuleeritav. Sulle öeldakse, täna öeldakse, pane mask ette, homme öeldakse, pane silmaklapid pähe ja kõik sa teed, eks ju, isegi mõtlemata, et kuulge, mõistad, et kui ma tegelikult üürin, on see, et sellised kogukonnad hakkavad varem või hiljem muutma ühiskonda. See on ka seal loorumise all. Me olles ise see positiivne eeskuju, et võimalik on elada tervena, õnnelikuna, armastuses, südames, võimalik on luua konkreetselt ilu siia maailma ja muuta inimeste elu paremaks. Ja selleks ei pea midagi muud tegema, kui olla lihtsalt endaga aus. Me sellest alustame. Nii et mina usun väga, väga sellesse suuremasse missiooni ka, et sellised loorumi taolised kogukonnad näitavad eluterve elu võimalikkust siin planeedil, kui kohati tundub, et kõik lähevad hulluks, siis on nagu täiesti selline vastujõud, mis näitab, et ei, kuulge, kõik läheb paremaks. Me saame tervemaks, õnnelikumaks, meid on rohkem ja vaadake, hirm ei murra meid. Mul läheb see see nagu tõde praegu, et see on nagu maailma muutev asi. Aga selle põhimõtteliselt asjaga ma tulingi Eestisse tagasi, et mul oli nagu see tunne, et siit hakkabki see pihta. Ja ma saan mingis nagu kõrgemas asjas olla, kuigi ma andsin suure summa raha käest ära, ma oleks võinud seal kõvasti raha veel teenida. Ja ma tulingi siia tagasi ja nüüd, kui ma käin nagu loovruumis vinklis, ma näengi, et see asi toimub, näed, nagu kommuunid tulevad kokku nagu vanal ajal. Me tuleme sealt telefonist ära, me näeme, et me oleme kunstnikud, vaata kui lahe see on. No see on nii lahe. Ja ma arvan, need inimesed, kes midagi praegu isegi teevad, nad ei saa aru, mida nad isegi teevad, aga nad teevad sellest nagu südame jõust. Aga ma mingil määral näen, kuhu see kõik läheb. Ja ma olen nagu niukse nagu liikumisega praegu, et ma ei vali traibi, ma olen traibitu, seepärast, et selle tõttu ma ei muutu mingi poole peale. Et kui mul olekski just äge nagu kõiki neid näha või olla ja nagu see vahemaa olla, et ma näeks nagu, mitte ei paneks kõik oma aeg loovruumi, kõik oma aeg vinklisse. Ja siis tulebki nagu see, et nagu, et sa märkad, et wow. Ja ega minagi pane kõik aega loovruumi. Ma lihtsalt räägin sellest nii innustunult aga ega traibe võib ka mitu olla, tead. Ja see ei pea kunagi, see ei ole nii, et ma ei tea, et kui sa oled nüüd eestlane, et siis sa ei või austraallane olla või? See ei ole nii, on ju. Et ma arvan, et meil on need hingeperekondasid on rohkemgi, sest et ma panen ise tähele, et see on, või on siis meil rakukesed eri pooltel või ma ei tea, aga ühel hetkel nii, et traibitsevad kõik üheks. See on ju sükene vaheetapp lihtsalt või? Praegu tahetakse tehislikult teha seda, seepärast meile see ei lähegi südamekarda, et see ei ole nagu naturaalne ja siis tulevadki need kogukonnad välja, et naturaalselt seda teha. Ainult jah. Ja see tehnoloogia ei aita niimoodi. Ei vägisi sa ei tee midagi, see peab ikka südamel põhinema. Aga jah, tead, kui sa teed need silmad lahti niimoodi, võt siis leiad niisugused nagu loovruumi ja niimoodi ja mul on olnud väga hea meel, et ma olen ka nagu saanud oma
oma nagu väe ja nõu ja jõuga seal ka nagu abiks olla. Aga siis juhtub veel imesid ja siis sa avastad ühel hetkel, et noh, ma räägin nüüd oma kõik tegemised ära, on ju. Et ma ei ole siis ainult niukene, kus me eeme, et ma olen nagu töötu hipi või kargab looruumis. Ja ma vahepeal nimetasin ennast töötuks hipiks, noh. Sest see oli lihtsalt nagu nii naljakas, et ma ei... Ja siis kohati mõtlesin, kuule, kas nüüd nii jääbki või, et rahad saavad sul varsti otsa ja kargad seal noortega koos muudku hommikuni ja parandad maailma aga midagi asjalikku ka tegema või noh, see sama, et kuidagi ja võib-olla mingi pool minus hakkaski juba tundma ka, et nüüd võiks. Aga minus oli kogu aeg see kuidagi niuke nagu, mis ma sulle ütlen, nagu mingi takistus, nagu mingi iga kord, kui ma hakkasin mõtlema, oi, Ave, sul saab kohe raha otsa, et sa peaks nüüd tööle minema. Sul oli nii raske energia, mitte et ma tööd kardaks, ma olen eluaeg tööd teinud. Aga kuidagi nagu mulle jälle tundus, et ma pean minema nüüd, et nüüd kõik säästud saavad otsa ja nüüd ma pean minema siis nagu nõnda nimetatud raha teenima, nagu me oleme alati seda teinud, et ehk siis midagi nüüd hakkame tegema raha pärast või. No ei saa enam, no ei lihtsalt ja füüsilist hakkab halb tunned, et nagu lihtsalt kõik. Ja siis ma olin päris suure dilemma ees, iseenesest nagu ei olnud, teisest küljest ma ei olnud dilemma ees, kuna ma ikkagi sain aru, et ma enam kuskile niimoodi tööle ei lähe, et ma ei lähe nii, et kellegi, et ma olen ju siin olnud konsultant ja koolitaja, eks ma siis nagu panen jälle selle asja püsti ja ennast vahepeal veel harinud ja koolitanud ja täiskasvanud koolitajaks 6 kutsetase ja mida iganes saad aru, et ma panen sinna korporatiivmaailma tagasi ja mul on ikkagi vaja mingid ressursid peale, et ma saaks siis jälle siis sellist loovmaailmas nagu toimetada, eks ole. Ja kuidagi nagu leppisin selle mõttega, et kui on vaja, siis on vaja, on ju. Et siin päris niimoodi, see on ikkagi see maailm, see materiaalne maailm nõuab sult mingisugust, täna on maailmakord selline, et ma pean saama kuskilt mingit raha, et ma saaks oma elamise ja oma toidu eest maksta, on ju. Loodame, et tulevikumaailm on natuke teistsugune, kus me ei pea enam maksma maaressursside eest, on ju, nagu vesi või kütte või toit või kus me saame tänus Pachamamalt neid ja kus see kuulub inimestele ja rahvale, mitte mingisugusele firmale, kes on ostnud kokku vee, kellelt mina ostan vett, on ju, ja ma jõuan nüüd tibi teemani. Loomulikult inimväärtused võiksid katetud olla riigi poolt. Et kuidagi nagu see, et me teeme nagu oma maakerast kuidagi, ütleme, et keegi võib sulle müüa tükki maast, et kellel kuulub maa, aga see on nüüd natukene võib-olla läks nagu kõrvalharu, et kui ma toon siia maisesse ellu natuke tagasi, siis jällegi inspiratsiooniks, et kui sa usaldad ja lased lahti ja tol hetkel ma siis nagu usaldasin. Ühel hetkel sain aru, et ma ei tee siin elus enam mitte midagi, mis läheb vastuollu minu päris olemusega, minu väärtustega, minu südamega, et ma ei tee mitte midagi sellist, mis ma ei tea, kas kahjustaks inimesi või teeks minus endas halva tunde või kuidagi. Ma toon sulle näite, ma näiteks isegi mõtlesin, et kui ma hakkan oma konsultatsiooni asja ja kõike, siis eetiline piir näiteks ees, et sul tuleb näiteks mingi kasiino ja ütleb, et ma tellin sult koolituse, tee mulle meeskonna koolitus, siin on sulle need 10 tonni näiteks. Siis sel hetkel ma sain aru, et ma ei saaks seda teha. Mõistad? Ja ma olin päris huvitavas kohas endaga. Ma piiran veel, on ju. See on mingisugune, et kuidas ma siis nüüd leian, kas selle on mingi töö või ütleme sissetuleku allika, mingi cash flow või siis ma olen mingi kliendi või ma hakkan ju veel nagu, ma ei saa enam minna lihtsalt, et raha pärast mida iganes tegema. Aga kus ma leian üles selle, et mis siis nagu tead, kui palju küsimusi oli. Ja ma olin ikkagi niimoodi, et
põhimõtteliselt a la, et kas homme on leib laual või ei ole, aga leidsin endale filtri ja leidsin endale sellise filtri. Räägin sulle, võib-olla see inspireerib ka sind, et mis nagu šablooni või filtri, mis mulle ütleb, et kas see on nagu õige või mitte. Et kui ma võtan mingi töö vastu või mingisuguse projekti või seda aru, kus ma tunnen ära, et ja üks lihtne küsimus. Et kui sul oleks kapid raha täis, põhimõtteliselt sul oleks nagu, et sa ei peaks raha peale üldse mõtlema. Kas sa siis teeksid seda tööd? Kas sa siis töötaksid sellele firmale? Kas sa siis teeksid seda asja? Ehk siis, kas sa teeksid seda tasuta? Kas sa teeksid seda lihtsalt sellest, et see on nii õige asi? Nagu näiteks loovruum, kus me teeme kõik tasuta, on ju, see on vabatahtlik töö. Aga see on nagu ikkagi nagu siuke hobivärk, on ju. Aga päris tegevus. Ja sellise filtri panin omale. Ja see oli, okei, see kõlab nagu hästi. Ja siis läks natuke aega mööda. Universum on ikka imeline, kui sa hoiad oma südame lahti ja usaldad, siis tead, meid ei jäeta nälga. Ma ütlen sulle, meid ei jäeta nälga, meile saadetakse õigel ajal õiged inimesed, et selle hirmu võtan sult ka ära. Et kui ma tean, et on raske lahti lasta sellest nagu, aga mul on vähemalt kindel palk, on ju. Ja ma teen mingit tööd, mis mulle võib-olla ei meeldi, aga ma saan ju üüri ära maksta, maksud ära maksta ja sellepärast inimesed tihtipeale lükkavad edasi seda endaks saamist või terveks saamist, sest et nii kaua, kui sa teed midagi, mis on sinu tõelise, sinu kõrgema minaga, sinu hingega, sinu südamega vastuolus, nii kaua sa kogu aeg tegelikult teed endale natukene haiget. Kas füüsiliselt või mentaalselt või psühiliselt, natukene kogu aeg see on niisugune väike siuke. Mul just. Vot, sa said vastuse sellele küsimusele, mis sa enne küsisid mu käest, eks ole? Ma olen nagu otsuse võtnud vastu, et ma olen suveks pean sealt minema saama, et nagu suvel on nagu uued tuuled, nagu iga suvi on Eestis nagu hakkab asi pihta, tööjõud on vaja ja ma olen niuke töökas inimene ka ja kui ma teen asja südamega ka, et kui ma leian lõpuks selle, siis nagu ma arvan, et ma jään ka kuskile, kus ma olen ja nii-öelda ma lähen nagu selle peale välja. Praegu lihtsalt... Siin Henrik lihtsalt ennem küsis, et ütleme vaatajatele ka. Henrik lööb sinna viimasele kooge ära ja siis ta on kogu aeg mingi kovad katki ja siis ta küsis mu käest siin natuke reisi, mis asja see tähendab, aga nüüd sa said vastuse. Et nii on, kogu aeg antakse sulle vaikselt märku, et kuule, et isegi, mis sa ütlesid mulle, et nagu küsi sealt valult, mis nagu tahab sulle öelda. Ja ta ütleski mulle, sa ei tee nagu seda, mida sa tahad ja sa ei ole nagu väga kohal ja nii edasi sellel hetkel. Ja siis ongi, et nagu ma sain nagu sellest aru, aga nüüd pidevalt tegelikult midagi veel nagu, et kuule ütle ära juba. Me juba tegime diili, et sa said aru sellest, aga sa ei ole öelnud midagi. Nädal on möödas, kas sul on veel haiget vaja? Me tahame kuulda. Kas sul on vaja avet nüüd või? Siis sa kutsusid endale ave ehk mana kutsusid siia, siis me jõuame selle manani, tead, kust ma sain sellele tähenduse, miks mu lapselaps mind manaks kutsub, aga tööst veel rääkides, jah. No võt, ja kui ma olin tead niimoodi ennast, siis ma lasin nagu kohe kõigel minna. Ma lasin niimoodi, et mõtlesin, ma ei telli kuidas, aga ma usaldan universumit, et lihtsalt ütlesin nüüd nagu universumile või allikale või oma kõrgemale minale või you name it, on ju, hea lapsel mitu nime või jumalale või kes kuidas tahab nimetada, aga põhimõtteliselt ütlesin välja, et I am ready, nüüd ma olen valmis, nagu ma olen nüüd endaga siin tööd teinud, ma olen ennast tervendanud, ma olen ennast puhastanud, ma olen ennast laadinud, ma olen oma väe saanud tagasi. Ma olen nüüd valmis andma midagi tagasi. Ja ehk siis, võt, ja siis läks, mingi paar päeva läks mööda või niimoodi natukene. Ja siis ma sain oma unelmate tööandja, kellega, millest ma olen ka nii vaimustusest sellest rääkides, aga nii värske projekt või juba mingi natuke eelmise aasta lõpust, et ja see oli see šabloon siis, mida ma kasutasin, et kas ma teeksin nagu sellele ettevõttele, sellele inimesele tööd või seda sama tegevust, seda tööd
siis kui mul ka tasuta, kui mul oleks nagu raha. Ja siis vastus tuli niimoodi, jaa, sest see on nii äge. No võt. Nii et ma ei ole enam töötu hipi, et ma siis nüüd olen selline konsultant ja ühes väga ägedas, ma ütleks siin Maarjamaal, ma arvan, et võib-olla ei ole terves Baltikumis, aga Maarjamaal ei ole nii ägedat kooli. Ma sattusin koolipapa juurde ja ma olen ühe hästi võimsa vägeva koolipapa selline abiline konsultant ja päriselt nagu aitan siis ühte väga lahedat kooli muutuda veel ägedamaks, ehk siis nagu teha selline kvaliteedi hüppe. Ja see mees, kellest ma räägin ja see kool, millest ma räägin, see on Alar Krautmani Terviseakadeemia. Ja Alar Krautman on siis üks väga suure missiooniga ja suure südametunnistusega mees, kelle peamiseks eesmärgiks siin elus on terve ja õnnelik inimene. Ja ta on pool oma elu sellele pühendanud, et mitte et ravida inimesi, ta ei õpeta mingid, me koolitame küll terapeute, aga selle hästi sügav mõte on see, et kõik, mis seal Terviseakadeemias õpetatakse, kas sa õpid seda endale või siis sa õpid seda, et teisi aidata, on kuidas üldse mitte haigeks jääda. Kuidas ennetada seda, kuidas elada juba kogu oma elu niimoodi, et sa ei peaks hiljem, ma ei tea, haigekassalt 2 milli lunima mingi ravimi jaoks, mille peale haigekassa ütleb sulle, et pole ette nähtud, et sa ei pea üldse selleni jõudmagi. Nii et mul on suur au ja rõõm olla selliseks strateegiliseks partneriks Alar Krautmanile ja olen võtnud siis südame asjaks aidata see sama Terviseakadeemia, mis täna on seest nii suur, aga väljapoole võib-olla veel nii suur ei paista, aga kus tehakse nii suurt südamega tööd, kus on nii vapustavad õppejõud ja vapustavad õppekavad ja kus eesmärk ei ole lihtsalt siis, kus hoitakse aus Eesti pärimus meditsiini. Alar Krautman on selle Eestis niisugune suur eestvedaja. Ta on ise töötanud välja mitmeid Eesti pärimusel põhinevaid teraapiaid. Et on suur rõõm, au ja aukartus, et ta palus mind endale appi ja ma saan rakendada seal neid oma nõndanimetatud uue maja võimeid, neid šadega asju, millest me pole veel rääkinud, aga ma saan rakendada seal ka siis kogu oma professionaalse karjääri jooksul kogutud kogemusi, teadmisi ja nagu loovruumiski aidata kaasa suuremale missioonile ja see ei ole lihtsalt, et ühel koolil läheks majanduslikult paremini või seal oleks rohkem õpilasi ja kooli omanikul oleks suurem kasum, vaid see sama suur missioon, et see Eesti inimene oleks tervem ja õnnelikum. Nii et ma ei ole enam töötu hipi ja ma teen südamega tööd ja see ei ole minu jaoks töö, vist et see on nagu minu elu. Krautmani Terviseakadeemia, loovruum, minu sõbrad ja need šadega asjad, mis ma teen ka. Ja ma enam ei saa aru, kus läheb piir nagu töö, ennem oli tööaeg, töökoht, siis on mingi eraelu, siis mingi hobi. Seda aru, minu elu on täna nagu üks suur hobi, elu. Super, mul on nii hea meel sinu üle, et sa oled saavutanud selle, mis nii-öelda tõeliselt nagu see südamekohane on ja universum ainult annab sulle neid nii-öelda või sa kuulad ennast, tegelikult sa ei võta valesi asju vastu, lihtsalt see jääbki muud üle jää, lihtsalt võtta need, mis on kõige südamekohalised. Ma lihtsalt tahtsin küsida selle kooli kohta, et kuidas sa sinna saad, kui vana sa pead olema, mis nii-öelda need tingimused on, et see on 18–20 ja rinna ümber meil peab olema 65 centimeetrit ja IQ, come on, said ise aru, mis tingimused, kui vana sa pead olema.
vabandust, mul tuli väike stand-up vahel, aga ma olen siin väike koomik ka natukene on ju. Et ei ole selliseid tingimusi. Seal on ainult üks tingimus. Sa pead siiralt soovima aidata inimesi. No, nüüd tuleb natuke rohkem tingimusi. Sa pead olema motiveeritud, aga see ongi see, et sa oled motiveeritud inimesi aitama, aga eelkõige sa pead ennast tahtma aidata. Sa ei saa kunagi aidata kedagi teist. Ehk siis me jõuame jälle see, et sa pead olema tegelikult see inimene, kes võtab ennast vastu sellisena, nagu ta on. Kes saab aru, et mina vastutan oma elu eest, mina vastutan oma reaalsusloome eest, mina vastutan oma õnne, oma tervise eest. Aga see on juba see küpsus on ju. Ja sellise küpsusega, kui sa tuled sinna kooli, siis sa saad sealt nii palju salateadmisi ja mitte ainult salateadmisi, ehk siis sa saad sealt nagu nii hea nagu pagasi, millega minna siis aitama neid inimesi, kes täna veel ei ole selles kohas ja kes täna on võib-olla näiteks jõuame sinna ka, miks meil on nii palju vaja sellist nagu loodusravi, ennetavat ravi, inimestega tegelemist üldse sellist nagu terapeutilisel moel. Ma ei tea, kas sa näed oma tutvusringkonnas, aga kui mina näen oma tutvusringkonnas, selles nagu ka vanas tutvusringkonnas on ju, kus see, mis ütleme praegu toimub, aga mis on juba ennem toimunud, see süsteemi niisugune on ju, et tee tööd ja võta laenu ja pinguta veel ja sa pole piisavalt edukas, sa pole piisavalt ilus, sa pole piisavalt seda on ju, tee sellise sagedusmäda, siis mis hakkab juhtuma? Krõks, inimeste vaimsed tervised hakkavad minema tegelikult. Kõigepealt läheb vaimne tasakaal ja sealt tuleb, ja siis tuleb füüsilised haigused peale, aga see tulebki kõigepealt sellest, et ma ju teen kõik, mis te tahate, on ju. Ma ju nagu, ikka ma ei ole õnnelik. Ikka kuskil keegi ei ole ma ka rahul, on ju. Ja neid inimesi me saame aidata sellega just nimelt, et ja kui ta läheb arsti juurde, mis arst teeb, kirjutab kas antidepressandid või sulle kuskilt valutab, kirjutab sulle antibiotsid või ega keegi süüvi ju sellesse, et aga äkki on see hing, kes valutab, äkki on see hing, kes lõi selle näpu katki ja ütleb, et kuule, on ju. Aga nii kui me seda nagu ei märka, siis on juba natukene hilja, kui tulevad need füüsilised haigused ja võib-olla need niisugused nagu juba hullemad haigused, on ju. Mida ei hakka siin haigustest rääkima, mina ei ole ka mingi terapeut, on ju, ega mingi, see oli arsti saada, aga sa saad nagu aru, on ju sellest. Et aga kui me tuleme sellele vaimsele tasandile või sellele, et lihtsalt kuula natukene oma tutvusringkonnas, no kui palju tal on ju sellist nagu juba stressi. Stress on nagu juba täiesti tavaline. Depressioon on nagu moehaigus juba, nagu iga teine, see on nagu mingi mainstream süüa mingisuguseid natukene midagi, mis ma ei ütle kohe antidepressante, aga nagu mingid nagu meeleolu mingisuguseid ravimeid või. Vabandust, aga mõni aeg tagasi meil ei olnud selliseid asju üldse. Ärkavad tablettidega, lähevad magama tablettidega. Ja ma ei saa magada, ma ei saa töötada, ma ärevus, siis on mingi unetuse värk, mingid need asjad, iga asja vastu rohi on ju, siis on mingi maas juba asjad, võtame nende vastu. Et kõike seda saab ju ennetada, aga selleks ongi vaja neid inimesi, kes esiteks mõistavad inimest kui tervikut, et kui palju me saame juba nagu eluviise muutes oma mõttemaailma korrastades, selleks ei pea tegema mingisuguseid suuri, millest me rääkisime siin enne, et mingid enlightenment ja võtame need, natukene juba piisab sellest, kui hakkad endale tähelepanu pöörama, eks ju. Siis, see on see koht, Alar Krautmanni Terviseakadeemia on see koht, kus tegeletakse selle vundamendiga, et sa saad õppida seal ja nüüd kui sa küsid, kes sina saab õppima, saab see inimene õppima, kes tahab siiralt aidata, usub, et ta saab aidata ja usub sellesse, et ka palju saab teha hea sõnaga, armastusega, kohaloluga ja sealt väljuvad sellised terapeudid ja massöörid, kes ei ole lihtsalt, et ma mudin su lihaseid, sest et ma oskan mingit tehnikat või ma
panen sulle siin mingi kupu või teen sulle mingi taime mingisuguse rituaali või tee, vaid kes tunnetab ja tajub inimest tervikuna. Ja isegi kui ta teeb sulle massaaži, ta on võib-olla sulle samal hetkel ka mingisugune hingetohter. Öeldes selle ühe õige lause, tajudes, saades aru, kus sa oled ja sellise nagu kaastunde ja südamega, vahest on nii vähesest asjast vaja abi, mõistad? Et tegelikult ei ole piiranguid. Alar Rotmani akadeemias võib õppida erinevaid asju ka kursuste kaupa, et mõned inimesed tulevad eelkõige õppima sellepärast, et kõigepealt iseennast aidata ja oma lähedasi. Ja siis võib hoopis sellest tulla mingisugune kutsumus, mis algul on nii vaikse häälega. Täna on väga palju neid inimesi, kes on tulnud Töötukassa kaudu, sest et see sama huvitav murranguline aeg, mis toimub praegu majanduses, kus süstemaatiliselt ka hävitatakse majandust praegu, aga need ei ole selle podcasti teemad, eks ju, siis on väga paljud inimesed jäänud töötuks, mis nagu esmapilgul on ju kõlab nagu oi, aga me juba teame, et see on ju oi, nüüd sul alles hakkab uus elu, on ju. Ja siis nad on sellises kohas, et aga koolitusi antakse ka. Ja nad saavad selle tõuke võtta. Ma olen alati tahtnud natukene teada selle Eesti pärimus või mingi idamaade värk või mingi loodustoimed või mingi. Aga muidu ma ei julgeks seda teha, mul on hea palgaline töökoht, on ju. Aga seda mul ei ole. Kuule, praegu on võimalus, et riik toetab. Ma lähen seda õppima. Ja vola 2 aastat hiljem on nagu jumal tänatud, et seda tegin. Et jah, ei ole selliseid eeldusi, et sa pead olema mingi teatud haridusega või pead olema, et ikkagi see siiras soov inimesi aidates kõigepealt iseennast. Ja muutes niimoodi meie elu paremaks. Sest kui me oleme siin kõik terved ja õnnelikud, kuulge, siis ei oleks väljas seda jama ka. Siis ei oleks mitte ükski süsteem sulle öelda, et istu kodus, pane mask ette, sest et meil on siin mingi gripp, ega ta ei tapa küll rohkem kui tavaliselt gripid, aga me nüüd mängime mingi New World Orderi mängu või teeme mingid, siis inimesed ei alluks sellele ja seda pulli ei saaks seal teha, mõistad? Aga kui inimene on nii hirmus, ega siis koroona meid hirmu ei pannud, see hirm oli seal all juba, see lihtsalt võimendas seda, on ju. Siis nagu, sest et sa ei saa midagi inimest esile kutsuda, mida temas ei ole. Sest et kui oleks nagu, meegalaised on ju sellised tüübid, mõtle neid, on siin mingi terve riigi täis, ja siis mingi mees mõtleks, mingi tüüp mõtleks, teeme nüüd pulli, on ju, davai, korjame siit mingit hirmuenergiat või whatever, on ju. See oleks võimalik, sest et täna vaatavad sellised näevad vastu, kanna ise oma maski ja ma oskan ka statistikat lugeda ja ma tean ja ma hoolitsen oma tervise eest ja mul on nagu immuunsus on laes ja mul on nagu kõik hästi. Need lollused ei oleks võimalikud, jah. Nii et jällegi ma olen täna nagu seotud teise organisatsiooniga, millel on all, mis paistab küll, et mingi massaažikool või, millel on all on nagu nii sügav missioon, et seda on täna vedanud ainult üks inimene, Alar Rotman, kes lisaks sellele, et juhib kooli, kõik nädalavahetused õpetab, ise on ka terapeut, et lihtsalt, kuulge, palju võib olla ühe mehe õlgadel, on ju. Ja siis ma siin natuke hoian tema takatuba korras ja siis me siin koos natuke sepitseme, et kuidas seda maailma paremaks muuta ja võib-olla kuidas ka natukene laiemalt seda sama sõnumit levitada ja viia see sama asi, mis ma ütlesin, on Rotmani akadeemia, mis on seest nii suur, viia ka väljapoolt suuremaks, et ta jõuaks rohkemate inimesteni, sest et see vajadus, ma ütlen sulle, Henrik, see hakkab, see on mu lemmikvõõrsõna, mida ma kunagi ei häälda välja, ekspansiaalselt, ehk siis saate aru küll, hakkab plahvatuslikult kasvama, kui praegu on alles nagu pinnavirvendus,
aga me näeme need on niisuguse pika vinnaga, me näeme siin aasta-paari pärast, kui mis see kriis on tegelikult hakkavad kasvama. Just, et juba täna tegelikult me loeme ka peavalumeediast, et enesetappude arv on vaimsed häired on, aga noh, neid artikleid pole kellelgi aega nagu lugeda ega õpitada, sest et meil suri 3 vanurit ära, me arvame, et koroonast on ja noh, andke andeks, see ei ole muidugi ilus, tähendab, iga surm on püha, aga noh, inimesed, kes veel ei ole ärganud, ärgake palun, nagu me haibime ühe gripi üles ja siis isegi statistiliselt mingi death rate on 0,001%. Noh, et kas te nagu tõesti ei näe nagu läbi, et käib väike show ja kui sa vaatadki seda show'na, siis on päris naljakas. Aga ikkagi, ma ütlen, kui ma ei tahtnud sinna jõuda, aga näed, selle tervise teemaga tuli sisse. Et, see on kõige suurem probleem meil. Noh, jah, ta lööb sisse ikkagi, aga ikkagi tuleme siia nagu, et jällegi, et vaata, on olemas täiesti, mul oli ennem see ka maailm täitsa kinni, on ju, et on olemas täiesti ja ega siis Alar Rotmani nagu koolkond ei ole ainus. Neid on veel, meil on siin Holistika Instituut ja meil on igasuguseid veel ka väiksemaid koole, mis samamoodi tegelikult meile eesmärgiks on terve õnnelik inimene ja kes vaatavad inimest tervikuna, et inimene, kui sul näpp valutab, eks ole, et noh, miks see näpp valutab, et ma ütlesin, räägi oma valuga ja vaata, mis ta sulle tegelikult tahab öelda, aga nii on iga asjaga meil on ju, et see ei ole, et ma lihtsalt ravime näpu terveks, aga huvitav, siis sa lööd nina ära ja siis sa võib-olla lööd varba ära, et äkki peataks ja vaataks, et äkki on mingi message või on ju, et kuu alguses ma lõin varba šadega tegelane teab, et nii on ja me peame inimkonnana tulema ka sellesse punkti, kus ja noh, tegelikult ega täna on ka juba selliseid, Alar on rääkinud, on arstkonnas on ka väga palju juba mõistmist, ka seal on ärkamisi ja eks sa näed maailmast, kus on ju õed ja arstid ja 10 000 kaupa ju on need, räägivad supuhtaks ja aga ütleme, suured laevad, süsteemid pöörduvad nagu aeglaselt, eks ju. Aga sellepärast on hästi oluline, et tekib neid valguse saari ja vot, ma ei tea, läks reklaami jutuks, aga mul on nagu siiras hea meel, et ma täna saan toetada nii Loovruumi kui ka Alar Rotmani akadeemiat ja olla koos inimestega, tiimidega, kogukondadega, kus kaob ära nagu töö ja mingi selle piir, vaid see ongi kuidagi suurem missioon, et me peame toetama neid inimesi, kes toetavad inimesi ja nõnda edasi, ehk siis jah, kõik taandub ikkagi inimeseks olemiseni ja ära mitte tee kahju inimesele, vaid ja ka iseendale. Teate, tuleb lõpetada see iseenda kahjustamine, me oleme väga suured iseenda kahjustajad. Me oleme suured iseenda, mina räägin küll enda kogemusest, et kõige rohkem me teeme iseendale kahju. Meile tundub küll, et kõik teised on kuidagi süüdi, siis kui me oleme niisuguses magavas olekus, siis on, ma ei tea, ema ei armastanud mind või ülemus oli paha ja kliima oli vale ja mõistad, aga tegelikult lapsepõlves võib see isegi õige olla, et sa saadki oma lapsepõlve traumat kuskilt nendest, aga täiskasvanu inimesena veel öelda, et see on sellepärast, et ja näidata näpuga, aga kui sa saad aru, et maailm on peegel, mina tunnen ennast halvasti sellepärast, et ta ütles mulle midagi nii või ta tegi nii või keegi kolmas ikkagi on ju. Aga nüüd, kui maailm on peegel, siis ma niimoodi peeglisse näitan, siis kui ma peeglisse vaatan, kuhu see sõrm siis näitab, on ju. Kuhu see sõrm näitab, Ja kui sa selle nagu hammustad läbi, siis see lõppeb päevapealt, sa ei saa enam nagu öelda, et mul on nagu, tohib siin rapendada või, mul on sitt sellepärast, et keegi kolmas nagu tegi midagi, ütles midagi, allo. et ja siis me jõuamegi selleni, et
See on see kõige raskem osa, see on see raske osa, kus sa saad aru ühel hetkel, et sul ei ole mitte kedagi süüdistada selles, kus sa oma elus oled, mingis etapis, kuidas sa ennast tunned ja siis hakkab täistervenemine, siis hakkab see, kus sa võtad vastutuse oma elu eest, kus sa võtad vastutuse, et mina lõingi selle näpu ära, sest et mina andsin endale märku millestki ja mitte sellepärast, et mõistad küll, aga see on ju üliäge aeg, kus kõigepealt on see, et ei ole kedagi süüdistada, siis hakkad ennast süüdistama. Eks me teeme seda terve elu muidugi, aga siis ikka kedagi tahaks süüdistada ja siis hakkad kas või oma, ma ei tea, mineviku mina või, see on sellepärast, et sa kunagi tegid nii ja naa või ma ei tea, sa oled, eks ole, loll ja laisk ja rumal ja mida iganes kes kuidas endaga räägib, peenemate sõnadega muidugi, aga põhimõtteliselt me ikkagi tõmbame ennast kogu aeg alla ju. Et ikkagi niimoodi. Ja siis on see next level, kus sa jõuad kus toimub siis jälle plahvatuslik tervenemine ja kus võimete arenemine ja väljendamine. Mul tuli siis, hakkas see välja tulema sealt, kus sa saad hakka aru, et sa ei saa ka ennast süüdistada. Sellel ei ole mitte mingit mõtet. Tegid küll kunagi nii, oli küll. Aga praegu oleme siin ju, ja ma tahan, et mul on praegu hea ju. Ja mis point on, et ma lähen sinna mingi mineviku mina juurde ja ütlen, et kurdi loll, see oleks võinud seal teistmoodi, et ma ei saa ju minna sinna, olgu, tegelikult on tähega tehnika, kuidas saab, aga ütleme, põhimõtteliselt väga lihtsustatult, tegelikult ma ju niimoodi ei saa, ma olen siin praegu, ja ma tahan, et mul on praegu hea, eks ju. Siis ei ole pointi, et kui ma ennast süüdistan, mul hakkab halvema. Ootan siis see, siis ei ole mõtet ennast ka süüdistada. See taipamine on küll siuke, et okei, mis me siis nüüd pihta hakkame? Ja nüüd võiks vaadata, mis on ägedat, nüüd võiks looma hakata. Et see on see minevikuga rahu tegemine, kus kõigepealt sa teed teistega rahu, ülejäänud maailmaga, saad aru, et nad kõik on sinu enda peegeldused olnud, kõik on sinu õpetajad olnud, kõik olukorrad ja siis teed endaga rahu ja siis otsustad, et kuule, nüüd hakkame südamega kooskõlas elama, nüüd hakkaks äkki nii elama, et me ei peaks ennast süüdistama kogu aeg, ärme siis anna endale põhjust enda süüdistamiseks. Vau, okei. Eks siis jälle oleme sõbrad endaga, päris lahe, teeme pai endale, täitsa lahe tegelane. Ja siis hakkavad imed juhtuma. Aga ma ei tea, kus ma jutuga nüüd siia jõudsin, aga crowdpanist siia, ja siis sulle lihtsalt näiteks siis sa hakkad tegema koostööd planeedi andekamate inimestega Loovruumis ja crowdpanis ja siis sa oled kuskil podcastis juba räägid siin väga andeka noormehega ja rõõrnaime, kuidas ma siia sattusin, aga elu lihtsalt rullub siis niimoodi imeliselt lahti ja märksõna on usalda, et sa ei jäta ennast hätta. Ma tooks ühe asja siia. Nüüd ma kukkusin nii palju, lobisesin juba palju, aga ma sattusin soone peale kuidagi. See on hea. Kõik see, mis sa praegu rääkisid, annab lihtsalt juurde, mis ma praegu ütlen. Et miks mul täiega tõmbab nende asjade poole, kus ma praegu olen ja mida ma teen, on sellepärast, ma võtsin ka tegelikult selle sama otsuse, ma tahan abis olla sellel ärkamisel, sellel teed, et inimesed tunneksid paremini abis olla, samas ka vastutuse selle nimel, et ma enda sisse vaatan ja mis ma juba mitmeid aastaid märkasin, aga mul ei olnud julgust rääkida sellest aga siis, kui ma selle julguse leidsin, ma võtsin otsuse, ma hakkan podcasti tegema. Podcast on jumala äge võimalus sulle anda valgustust, mulle anda valgustust ja aidata, kes iganes praegu vaatab meid. Hello! Ciao! Armastusega asi. Armastame teid. Ja... Sind armastan ma eriti. Ja sind! Ära punasta! Nii lahe! Ja sind! Ma armastan sind ka või? Hea tunned oli kohe. Muidugi. Ja tuligi see mõte, et ma tahan abiks olla ja näed, vaata, mis ümber inimesed on, kellega mul tegemist praegu on. Ma olen väga andekas ise tänu sellele, et ma lihtsalt andsin vabaks. Muidugi mul on palju tööd veel teha ja paljud inimesed näevad seda või
minus, aga täpselt meil kõigil on ja nagu me oleme alati teel. Ma arvan, et ja see ka, see teadlikkuse tase kogu muutub, on ju. Et sellel on mingid väiksed egolõksud on küll sellel vaimsel teel, kus see ego ühel hetkel ütleb, et nüüd sa oled valmis. Ego on see, mitte hing. Hing teab, et ta on kogu aeg nagu teel kogu aeg ja ikka selle parema versiooni poole endast ja noh, kuni allikani välja on ju, põhimõtteliselt kuni surmani oleme teel. Aga ego loob selle vahepeal niimoodi, et tegid selle, nüüd käisid seal, tegid seal jõid ja haškat või lugesid selle raamatu või tegid seda vaimset praktikat või nüüd tegid seda joogat või hingamist. Kuule valmis, nüüd taipamised, nüüd me oleme juba valgustunud, me oleme väga niuksed, manki ütleb siin niimoodi, valmis. Ja sellest lõksume, astume kõik. Kuule, ma tõmbasin siit teelehe kulku. Aga seda mahlakast olema veel. Et sellest ma tahan ka rääkida. Ja et eks ma olen isegi seal olnud, mitte nüüd nii ekstreemselt, aga mingil hetkel tundub küll, et nüüd ma olen nagu umbes nagu, nüüd ma juba tean ja nüüd ma nagu. Aga siis siin tuuakse väga kiiresti nagu maa peale või reaalsusesse, et see alandlikkus nagu kuidagi see peab nagu alati säilima, et ära saa ka, miks ma sulle seda ütlen, ma tegin endaga seda vahepeal, et tõmbame ennast jälle alla. Järgmise hetk me saame aru, et see oli ego lõks, et ma ei tea tegelikult tuhkagi, iga järgmine hetk on tegelikult see maailm on veel suurem või siis tõmbad nõkseks alandlikuks. Aga siis on seal see teine lõks, kus siis on jälle tuleb see võib-olla see enese süüdistamise lõks, või see väärtusetuse lõks natuke, et ma ei ole piisav. Et näiteks, et sina oleks vaadanud mingeid ägedaid podcast'e maailmas ja siis ma olen, oi, ma pean veel ennem seal raadioinstituudis 5 aastat õppima, et ma ei julge. Minul oli ka see vahepeal niimoodi, et kui mul hakkasid ka need mingid asjad välja tulema, asjad, et siis oi, et mis nüüd mina nagu, et vaata kui vägevad tegelased ja nagu oi, et ja seda ei ole, tähendab, need on asjad, millest peab kohe lahti laskma. Kui sa tunned, et sul on mingi kutse, kui sa tunned, et sul on midagi paneb hinge helisema ja kui sa tunned, et mingi asi reaalselt inimesi aitab, siis ongi sinu aeg. Siis sa peadki tegema kas podcasti või väestamisi või mida iganes või kunstitöötubasid või mingisuguseid ringe või tseremooniaid või rääkima inimestega. See ongi kutsung, sest et me kõik siin oleme selleks, et üksteisele aidata selles ärkamises, selles enesesse jõudmise ja see on üliäge, mul on lihtsalt nii hea meel, et minu elu esimene podcast on just sinuga, et sa ei ole mingisugune ma siin olen 100 aastat podcasti teinud, mingi podcastide mingisugune vana on. See ongi äge, mina toetan sind, päästan sind, sina mind ja tead, kui see läheb nagu lahti, see on nagu selline lahe, selline energeetiline võrgustik, et ongi sinna võrku tuleb aina rohkem inimesi ja see levib, see on nagu mul tuli, ma ei tea, kas ma kaldun teemast kõrvale, aga pane endale ankur sinna, mis sa tahtsid nagu küsida. Lihtsalt mul tuli üks peomõte. Natukene kokku tõmbama. Mul on paar küsimust veel ja lihtsalt siin kaamera näitab punast ja värki. Muidu läheb lihtsalt selle peale ja see ka selle aga nagu lihtsalt see on päris pikalt läinud, see tuleb kõige pikem nüüd. Aga nii-öelda, mis mu viimased küsimused on... Liha ja alkohol kergelt öeldud, nagu eelmine kord sa rääkisid nagu rääkisid toitumisest. Me peame teise podcasti veel tegema, sest meil on teemasid nii palju. See oli sisse juhatav. Kerge asi, mis ma tahan öelda, et see saun seal looveruumis on nagu ehitus selles nagu niisugusest korstnas. See on korstnas, jaa. Seal on 40 meetrit korstant üleval. Ja see on nagu, kas Eesti kõige suurem?
Kuule, Eesti kõrgem saun on küll vist jah Jah. Et me mõtlesime, et kas see on nagu üldse, aga siis tuleb välja, et Leedus on mingi 56 meetrit kuskil. Aga Eestis vist ei ole jah 40 meetrise nagu korstnaga sauna. Et jaa. Aga liha ja alkohol, tähendab, miks sa küsisid, et me võime järgmiseks korraks seda midagi nagu tiiserina, me võime paneme tiiseriks järgmiseks korraks, sest et ega me ei jõudnud rääkida sellest põhiasjast, aga seda me räägime siis, kui ma käin Vääreisil ära. Just. Ja midagi me jätame ikkagi vaatajatele sinna. Ja toitumisest võime ka täiesti teha võib-olla, mitte toitumisest, vaid üldse nagu eraldi jutustamise, sest et ma saan oma kogemusest rääkida. Ma olen siin üle 30 kilo võtnud maha niimoodi, et ilma mingit dieeti pidamata, ilma mingit toitumisprogramme järgimata, ilma mingisugust, ma ei tea, jõusaalis ennast nagu lolliks higistades, vaid kuidas toitumine on jällegi üks osa meie nagu, et see kõik hakkab muutuma, kui sa tuled enda väkke, oma südamesse ja hakkad oma keha kuulama, ta hakkab suga rääkima ja siis sa täpselt enam-vähem tead, aga ma ka õpin seda versus, minna on veel, aga mida rohkem kuulad, siis lihtsalt mingid toiduained hakkavad ära jääma, mingid toidukogused võib-olla hakkavad muutuma, ehk siis see on niisugune liha ja alkohol lühidalt on ei. Et liha ikka kukkus ära päris ammu ja alkohol on minimaalne mul täna, et ta lihtsalt nagu ei toeta mind enam. Katkes midagi? Lõppes? Jaa, see kaamera seal, et see on väga hea. Aga see on või? Jaa, see on küll ime praegu. No nii on, aga nii pidi olema siis selle koha peal. Kõik on väga õige. Kõik on alati õige, Henrik. Lihtsalt see vaata see traditsiooniline plaks ja kõik. No siis, aga me oleme flows, see pidi olema, Kas nüüd on nagu kõik, ma võtan selle ära või? Ei, praegu on nagu me saame lõpetada selle. Okay, väga hea. Et nii-öelda peaks lõpetussõnad siis ütlema. Tiiser jäid, me räägime veel lihast, siin on üksed väestamisvärgid tulemas ja väga palju muud teemad ja ma arvan, et see juhtub siin võib-olla suve juures. Absoluutselt, jaa. Et absoluutselt ma siin plahvatuslikult arenen selles teemas ja sellest räägime siis järgmine kord, sest et see on mul, ongi natuke liiga uus asi, sest ma saan veel väekamaks selles ja siis, et see oli niukene võib-olla natukene laiali valguvam, mis meil täna oli, sest et me natuke nagu laiemalt neid teemasid ja võib-olla sa said ja vaatajad said minu isikuga tuttavaks, aga me võime minna järgmine nagu sügavamalt sisse sellest samasse inimesse, kas või toitumisse või mingisse muusse asja. Et me võime võtta kitsama fookuse, kui on näiteks huvi. Et miks mitte. Et siis tere tulemast Ave järje juttu. Tead, kuidas super oleks? Õpetame niimoodi. Kolliga, tšau! Tšau! Aitäh, kes kuulasite, vaatasite ja kui saite natukene väikest inspiratsiooni oma elu muutmisel või oma südamega kooskõlas elamisel, siis mul on ainult hea meel. Et, ja kui te tunnete ka, et ma olen natuke imelik, siis te ei ole üksi. See on ühine joon, me kogu tunneme, et me oleme otseselt imelikud. Aga imelik olla on väga äge. Stay tšiki-priki ja vaadake mind jälle ja sharing kõik see, mis temal on jagada.